Plutoon ehitati selleks, et see suudaks vastu pidada pommitajatele, orkaanidele ja kõigele halvimale, mida Atlandi ookean suudab pakkuda. Aga 1. jaanuariööl 1961. Aastal varises Texase torn 4 ootamatult kokku, viies endaga kaasa kõik pardal olnud 28 meest. Alguses peale olid meremehed sellele hüüdnimeks pannud vana väriseja. Mõned uskusid, et see rajatis oli hukule määratud juba hetkest, kui see kuivdokist lahkus. Teised sosistasid läheduses luuravatest Nõukogude traaleritest ja sellest, kas külma sõja saladused hoidsid meeskondi pardal ka siis, kui ohutus oli juba kadunud. Peredele ei jäänud vastuseid, vaid ainult kuulujutud, oletused ja lein. Kas torn hävitati tormi? Saatuslike konstruktsioonivigade või millegi palju salajasema tõttu? aasta. 1. augustil avaldasid MIT Lincolni laboratooriumi teadlased aruande selle kohta, kuidas tuvastada Nõukogude kauppommitajaid enne, kui nad jõuavad Ameerika õhuruumi. Tol ajal tuginesid USA maismaapõhisele radarile, radaritega varustatud lennukitele ja Atlandil paiknevatele mereväe valvealustele. Kõigil neil olid piirangud. Lennukid suutsid õhus püsida vaid mõne tunni korraga. Laevad suutsid katta piki vahemaid, kuid olid haavatavad ilma ja mehaaniliste rikete suhtes. Lincolni labor pakkus välja julge alternatiivi. Statsionaarsed radarijaamad, mis paigutatakse USA rannikust umbes 80–100 miili kaugusele madalatele meremadalikele. Texase tornid nägid välja nagu Mehhiko lahe naftaplatvormid, mis olid 1950. aastate alguseks juba tuttav vaatepilt. Need radariplatvormid kinnitati püsivalt merepõhja külge ja suutsid aastateks paigale jääda, pakkudes stabiilset kaugmaa radarikatet. See polnud lihtsalt tehniline eksperiment. See oli otseselt seotud tuumastrateegiale. 1950. alguses olid Nõukogude pommituslennukitel nagu Tupolev Tu-95 Bear piisavalt lennuulatust, et ületada Arktika ja rünnata Ameerika linnu. Nende õigeaegne avastamine, et jõuda, startida ja vaenlast tõrjuda, oli ülioluline ning iga minut luges. Pärast Pearl Harbori rünnakut 1941 aastal oli kaugmaa avastamine kõrgeima prioriteediga. Õhukaitseväe juhatus ehitas kaugseire hoiatusliini üle Alaska, Kanada ja Gröönimaa, et avastada Arktika ohte, kuid Atlandi lähenemissuunad olid kaitseta. Kõrgelt lendavaid pommitajaid oli võimalik jälgida, kuid madalal, alla 500 jala kõrgusel lendavad lennukid ilmusid radarile alles siis, kui nad olid sihtmärkidele üsna lähedal. Texase tornid pidid selle lünga täitma. Tornide radarid olid ehitatud nii, et need ühenduksid otse Sage võrgustikuga. See oli arenenud suurte arvutite süsteem, mis koondas andmeid paljudest kohtadest. See võimaldas õhutõrje jälgimist ja tõrjet automatiseerida ning kiirendada, asendades aeglasemad häälkäsud maapealsetele juhtidele. Ambitsioonikas külmasõja plaan nägi ette 5 radaritorni rajamist Põhja-Atlandi madalikele, et viia USA radarikate 100 miile merre, andes kuni 30 minutit lisahoiatust Nõukogude pommitajate vastu. Merevägi vastutaks projekteerimise ja ehituse eest ning õhuvägi hakkaks neid käitama. Konsultantide ja inseneeride konsortsium pandi kokku koos Woods Hole okeanograafi instituudiga, kes varustaks oluliste tuule ja lainete andmetega karmide olude jaoks. 1954 aasta 1. oktoobriks kinnitas inseneriuuring, et tornid on tehniliselt teostatavad ning seega liikus Texase tornide programm ideest ehituseni. 2 arhitektuuri- ja inseneerifirma ülesandeks sai tornide projekteerimine. Mõlemal oli mereehituse kogemus, kuid mitte selle projekti mastaabis. Projekteerimisülesanne oli teoorias lihtne, kuid praktikas keeruline. Ehitage Atlandi ookeani püsiv radarijaam, mis oleks piisavalt tugev, et taluda orkaani tugevusega tuuli ja kõrgeid laineid, kuid piisavalt kerge, et seda saaks sektsioonidena ehitada ja kohale pukseerida. Talvetormid Atlandi ookeanil võivad kergesti tekitada 10 meetri kõrguseid laineid. Suve- ja sügishooaja orkaanid võivad tuua tuulekiirusi kuni 120 miili tunnis ning sügavas vees pole üle 15 meetri kõrgused lained sugugi haruldased. Kolmnurkne terasplatvorm, mille külgede pikkus oli 55 meetrit. Projekteeriti seisma 3 õõnsel terasest kaissonil, mille läbimõõt oli peaaegu 4 meetrit.
ning mis olid täidetud betoonvoodriga ja tugevdatud terasega. Igas jalas asusid kütusepaagid, veemahutid ja teenindustorud. Ühes jalas oli merevee sisselaskjava ja magestusseade joogivee tootmiseks. Iga torn kaaluks üle 6000 tonni ja tõuseks merepõhjast kuni radarikupliteni peaaegu 105 meetri kõrgusele, mis on umbes 30-korruselise hoone kõrgune. Platvormi tekk asuks 20 meetrit veepiirist kõrgemal, piisavalt kõrgel, et enamikke laineid vältida, kuid siiski avatud suurimatele lainetele. 3 jalga annaksid stabiilsuse, jaotaksid koormuse ühtlaselt ja vähendaksid ehitusmahtu võrreldes 4-jalgse platvormiga. Kuid 3-nookne paigutus tähendas ka seda, et kui üks külg nõrgeneb, kanduvad pinged kiiresti üle kogu konstruktsiooni ja võivad seal võimenduda. Ehitus plaaniti 2 etapis. 3-nurksed platvormitekid ehitatakse kuivdokis, kus neile paigaldatakse juba radaritornid, eluruumid ja seadmed. Jalad valmistatakse pikkade õõnsate torudena, mille sees on sisemised tubikonstruktsioonid. Tornide 2 ja 3 jalad integreeriti platvormi külge kuivdokis, et kogu konstruktsiooni saaks merre pukseerida. Seejärel sai jalad alla lasta ja merepõhja sisse suruda, et konstruktsioon kindlalt paigal püsiks. Torn 4 asuks palju sügavamas vees, umbes 56 meetri sügavusel, võrreldes torni 2 17 meetri ja torni 3 26 meetriga. Tornid 2 ja 3 sai paigaldada lihtsamal ja tugevamal viisil. Merevägi otsustas, et torn 4 tuleb kokku panna merel. Texas Toweri programm liikus 1950 keskpaigas ehitusfaasi. Kõik 3 torni läbisid veidi erineva tee valmimiseni ning torni 4 probleemid paistsid silma juba algusest peale. Texas Tower 2 ehitus algas Bethlehem stiili laevatehases Quincy's, Massachusettsis, kuivdokis, kus sellel olid 3 jalga kinnitatud 3-nurksele platvormile. Pärast valmistamist ujutati kogu konstruktsioon ühtse tervikuna välja ja pukseeriti oma asukohale, mis asus üle 86 meremiili kaugusel Cape Codist. Jalad lasti umbes 17 meetri sügavusele vette ja konstruktsioon suruti umbes 19 meetri sügavusele merepõhja. Kuna jalad olid maetud sügavamale kui vee sügavus oli tornil kindel ja stabiilne alus. Torn 2 alustas tööd 1955 aastal ja selle maksumus oli $12,3 miljonit. See oli kontseptsiooni tõestus. Toimiv avamere radariplatvorm, mis oli püsivalt merepõhja kinnitatud ning varustatud eluruumide ja radarseadmetega. Torn 3 asus umbes 57 meremiili kaugusel Nantucketist kagus, ligikaudu 26 meetri sügavuses vees. Selle jalad olid pikemad, 61 meetrit, kuid ehitusmeetod oli sama. Jalad ja platvorm ehitati koos kuivdokis. Kogu konstruktsioon ujutati välja ja paigutati oma kohale. See valmis 1957 aasta mais ja maksis veidi üle $10 miljonit. Selle jalad rammiti umbes 18 meetri sügavusele merepõhja, et anda sellele kindel vundament nagu torn 2-le. Texas Tower 4 oli keerulisem. See asus umbes 55 meremiili Long Islandist lõuna pool ja 74 meremiili New Jerseyst ida pool. Vees, mis oli peaaegu 55 meetrit sügav, rohkem kui 2 korda sügavam kui teised 2 platvormi. See sügavus tähendas palju pikemaid tugesid, kokku umbes 77 meetrit. Lisakoormuse talumiseks lisasid insenerid 3 tasandit terasest risttugesid, mis olid paigutatud jalgade veealuse osa erinevatele kõrgustele. Paigaldus oli täiesti erinev. Selle asemel, et platvorm ja jalad ühe tükina kohale pukseerida, ujutati torni 4 jalad ehk šabloon horisontaalselt välja ja tõsteti siis merel püsti 3-jalgseks konstruktsiooniks. Platvorm ujutati nende vahele. Väravad suleti, et jalgu haarata ja kogu konstruktsioon tõsteti tungrauaga paika. Juba algusest peale näitas torn 4 muret tekitavaid nõrkuse märke. 1957 aastal asukohale pukseerimise ajal painutasid tormised mered mõned diagonaaltalad kõveraks ja isegi murdsid need katki. Selle asemel, et konstruktsioon tagasi kuivdokki viia, püüdis meeskond seda merel parandada. Kui jalad lõpuks üles tõsteti ja platvormile kinnitati, kraapisid need vastu terast ning jätsid sügavad umbes 25 centimeetri sügavused ja peaaegu 2 meetri laiused mõlgid just sinna, kus A ja B jalad kaldale suunasid. Kahjustused olid nähtavad ja samuti oli näha veel üks probleem.
Jalad olid merepõhja sisse pandud vaid umbes 5,5 meetri sügavusele. Võrdluseks, tornid 2 ja 3 olid liivas sisse surutud rohkem kui 18 meetri sügavusele. See erinevus tähendas, et torni 4 vundament oli palju madalam ja palju vähem stabiilne. Paberil nägi see välja nagu võimas kindlus. Tegelikkuses kandis see juba ehitamise hetkest endas varjatud nõrkusi. 1957. Aasta lõpuks polnud Texase tornid enam lihtsalt prototüübid. Meeskonnad olid pardal, süsteemid töötasid ja radarite andmed voolasid tagasi mandrile. Mõte avamere radari platvormidest oli ellu ärganud, kuid tegelikud platvormid osutusid vähem stabiilseks ja usaldusväärseks, kui plaanid lubasid. Iga taan töötas nagu väike isoleeritud merebaas. Siil oli eluruum 75 sõdurile ja 8 ohvitserile, kambüüs, söögisaal, meditsiinituba ja kohad lõõgastumiseks. Alumisel tekil olid paagid, pumbad ja hooldusvarustus. Ülemistel tekkidel aga radar ja sidejaam. Meeskonnad töötasid pikkade vahetustega, sageli viibides seal nädalaid. Varustust ja vahetusmeeskonda toodi kohale laeva või helikopteriga. Alguses tegi neid sõite ümberehitatud rannavalvelaev New Bedford, tõstes inimesi pardale kraanaga ja sõõrikukujulise inimeste korviga, mis tundus rahuliku merega sujuv, kuid tormise ilmaga nagu lõbustuspargi atraktsioon. Hiljem võtsid selle töö üle helikopterid, nagu H-21 Workhorse ja Sikorsky S-61, mis suutsid korraga transportida kuni 28 meest. Vaatamata Põhja-Atlandi karmile, mürarikkale ja raputavale keskkonnale kujunesid meremeestel välja rutiinid. Värske leiva küpsetamine, piiratud koostisosadest toitude valmistamine ja väikeste rituaalide leidmine, et hoida moraali üleval oma ujuvas eelpostis. Tooned ehitati selleks, et laiendada radarikatet sügavale Atlandile ja sellega tuldi üsna hästi toime. Radarid suutsid märgata suuri lennukeid nagu B-47 suurel kõrgusel umbes 200 meremiili kaugusel. Aga madalatel kõrgustel oli süsteemil raskusi. Lennukid, mis lendasid umbes 150 meetri kõrgusel veepiirist, olid nähtavad vaid 50 meremiili kaugusel. See jättis madallennul pommitajate rünnakute jaoks tõsise pimeala. Just selle vastu pididki need tornid kaitsma. Õhus paiknevad varajase hoiatuse lennukid pidid endiselt patrullima ja katma need alad, mida tornid ei suutnud näha. Isegi kui radarid töötasid, oli nende andmete kaldale toimetamine veel üks väljakutse. Tornid olid mõeldud selleks, et edastada teavet otse Sage arvutisüsteemi, kuid uuendus jäi graafikust maha. Seni kaua pidid operaatorid suure osa teabest edastama vanamoodsal viisil, suuliselt, raadioside teel. Suvine ilm tegi olukorra veelgi keerulisemaks. Äkilised temperatuurimuutused painutasid radarisignaale, täites ekraanid valepeegelduste ja kummituslennukitega. Kolmnurkse teki peal oli ruumi vähe. 3 radarikupelt, mitu sideantenni ja rasked antennid võistlesid kõik ruumi pärast. Nende all töötasid operaatorid kitsastes radariruumides, mis olid kuumad, lärmakad ja pidevalt vibreerivad diiselgeneraatorite, pöörlevate antennide ja rahutu mereliikumise tõttu. Kuna nii palju seadmeid oli üksteisele nii lähedale surutud, oli elektromagnetiline häire vältimatu. Ja tulemuseks oli süsteem, mis oli sageli ebausaldusväärne just siis, kui seda kõige rohkem vaja oli. Üks suurimaid probleeme oli liikumine, millega insenerid arvestasid, kuid mida nad ei suutnud kunagi täielikult kõrvaldada. Tornid olid küll kinnitatud, kuid mõned tormid panid need kõikuma ja vibreerima. Raputamine toimus nii sageli, et õhujõudude meeskonnad panid tornile number 4 hüüdnimeks vana kõikuv. See polnud ebamugav ainult meeskonnale. Radarid vajasid korralikuks tööks stabiilset platvormi. Torni number 4 puhul oli probleem veelgi tõsisem. Sügavam vesi tähendas, et selle pikad jalad paindusid veelgi rohkem. Madal vundament tähendas nõrgemat haaret merepõhjaga. Ehitusel tekkinud kahjustused jätsid nõrgad kohad, mis võimendasid vibratsiooni. 1958 aasta lõpuks, vaevalt aasta pärast valmimist, näitas Torn 4 juba rohkem konstruktsioonilist pinget, kui oli oodatud. 1958 aastaks olid Texase tornid ehitatud ja töötasid, kuid nende kõige raskem katsumus oli alles ees. Põhja-Atlandi ookean on karm ja juba aasta jooksul tabasid tormid Torni 4, paljastades, kui habras selle konstruktsioon ja ehitus tegelikult olid.
24. augustil 1958 märkas NOAA troopilist tormi umbes 260 meremiili kaugusel Miamist idakirde suunas. Mõne päevaga tugevnes see orkaaniks Daisy, mille tuulekiirus ulatus kuni 120 sõlmeni, mis on umbes 140 miili tunnis. Daisy liikus peaaegu otse üle torni 4. Torn tõi kaasa üle 15 meetri kõrgused lained ja tuuled, mis olid tugevamad kui torn taluma pidi. Pärast seda, kui Daisy edasi liikus, kontrollisid sukeldujad torni. 15-meetrised lained võivad terasest kaubalaeva nagu mänguasja loopida. Torn ei sõida lainetel, vaid võtab kogu jõu otse vastu. Iga lainehoog surub pinget jalgadesse, korduvalt ja korduvalt. See on muster, mida ma veepiiriga seotud lugudes ikka ja jälle avastan. Ookean surub iga ehitise, iga konstruktsiooni ja iga inimese otse piirini. Sukeldujad leidsid 20 meetri kõrguselt AB poolel lahtise tugitala, samal poolel, mis sai ehituse ajal kahjustada. Tugitala ei hoidnud korralikult. Merevägi kutsus algse töövõtja tagasi, et parandused teha. Enne kui tööd jõuti lõpetada, tabas torni 1958–59 aasta talvel veel 5 tormi, tuultega kuni 90 miili tunnis ja lainetega kuni 10 meetrit. Remont lõpetati alles 1959 aasta mais. Pärast seda teatasid sukeldujad, et torni liikumine oli selgelt vähenenud. Hetkel tundus see stabiilne olevat. See stabiilsus ei kestnud kaua. 1960 aasta jaanuaris teatasid torni 4 meeskonnad kummalistest helidest ja sellest, mida nad nimetasid ebatavaliseks liikumiseks, mis ületas tavapärase värisemise, millega nad harjunud olid. Telliti järjekordne sukeldumisülevaatus. Veebruariks kinnitasid sukeldujad, et AB tasandil nii 8 kui ka 23 meetri sügavusel oli rohkem lahtisi tugesid, mis näitas, et samad nõrkused olid hoolimata varasematest parandustest tagasi tulnud. Õhujõud tõid konstruktsiooni hindamiseks tagasi ühe algsetest projekteerimisfirmadest. Nende otsus oli üheselt mõistetav. Ilma kohese tugevdamiseta ei pruugi torn 4 aasta lõpuni vastu pidada. Peainsener hoiatas, et tegemist on hädaolukorraga. Kui me selle torniga midagi ette ei võta, võime sellest ilma jääda, kui midagi ei tehta 1. augustiks. Inseneerid pakkusid välja, et jaldade tugevdamiseks tuleks veepiirist veidi kõrgemale visada X-kujulised terasest risttuged. See oli suur töö, mille maksumus oli üle $500,000, mis moodustas peaaegu 5% algsest ehituseelarvest. Tööd lõpetati 1960 aasta augustis ja projekteerijad kinnitasid, et torn 4 oli taastatud oma algsesse tugevusse. Nad ütlesid, et see suudab taas taluda kuni 125 miili tunnis puhuvaid tuuli ja 11 meetri kõrguseid murdlaineid. Kuid vaevu kuu aega hiljem pani järgmine torm need väited proovile. 1960 aasta septembri alguses ületas orkaan Donna Atlandi ookeani ja jõudis Florida Case'is 4 kategooria tugevuseni tuulte kiirusega 140 miili tunnis. Liikudes põhja poole nõrgenes ta küll, kuid kandis endiselt tohutut jõudu. Õhujõudude juhtkond meenutas Daisy juhtumit ja evakueeris kõik torni 4 pealt enne Donna saabumist, mis osutus ka õigeks otsuseks. 12. septembril 1960 tabas orkaan Donna torni tuultega kuni 130 miili tunnis ja üle 15 meetri kõrguste lainetega. Torm hävitas ülemise juhtsilla koos tekialuse hooldusplatvormiga, mida sukeldujad kasutasid ligipääsuks, ning kahjustas tõsiselt ka uusi veepinnast kõrgemal asuvaid tugikonstruktsioone. Kui sukeldujad novembris tagasi tulid, avastasid nad ka tõsised kahjustused veealustes tugikonstruktsioonides, mis olid taas koondunud AB tasandile ülemistes kihtides. 1959 aasta parandused ei pidanud vastu ja 1960 aasta tugikonstruktsioonid olid juba kahjustatud. Torn oli sattunud kahjustuste, paranduste ja taaskahjustuste tsüklisse, mis kiirenes iga tormiperioodiga. 1960 aasta lõpuks oli peamine mure nihkunud radarilt ja sidepidamiselt sellele, kas meeskondadel on üldse ohutu torni 4 teenindada. Erinevalt tornidest 2 ja 3, mis asusid madalamas vees, oli tornil 4 probleeme juba alates selle ehitamisest. Selle madal vundament, kahjustatud tubikonstruktsioonid ja sügava veetormide pidev räsimine hoidsid seda pidevas ohus. Õhujõud ja merevägi suutsid küll parandada osa konstruktsioonist, kuid nad ei saanud muuta selle asukoha karmisid tingimusi. 1960.
Aasta lõpuks teadsid Torni 4 mehed, et see ei olnud enam stabiilne rajatis, milleks see oli mõeldud. Pärast orkaan Donnat jäi platvorm kõveraks ja vigastatuks. Tugitalad olid väändunud, praod sees ja ülemine platvorm rebitud minema. Õhujõud vähendas meeskonna suurust enam kui 80-lt vaid 28-le. Pool meeskonnast olid õhujõudude töötajad, kes juhtisid radarit. Teine pool tsiviillepingulised, kes pidi konstruktsiooni koos hoidma. Missioon oli muutunud varajasest hoiatamisest pelgalt ellujäämiseks. Elu platvormil muutus nädalatega üha karmimaks. Tormid raputasid torni nii tugevalt, et keevitajad vaevu suutsid keevituspõleteid paigal hoida. Mehed kaotasid ootamatult tasakaalu. Talvised mered külmutasid tekid, muutes isegi tavapärased tööd ohtlikuks. Kapten Gordon Pala nägi riski selgelt. Ta taotles evakueerimist mitu korda, hoiatades, et torn on liiga ebastabiilne, et talvele vastu pidada. Iga taotlus lükati tagasi. Kaldal olevad komandöörid kartsid, et kui torn tühjaks jätta, kolivad sinna sisse Nõukogude traalerid, keda kahtlustati luuramises. Neile, kes olid veel pardal, tähendas see üht asja. Nad pidid veetma Põhja-Atlandi talve vanaväriseja pardal. Siin on see hetk, mida ma tunnen ära paljudest teistest katastroofidest. Sees olevad mehed näevad, mis tulemas on, kuid nad ei otsusta ise. Kui hoiatusi eiratakse, tiksub loendus edasi, kuni kahjuks jõutakse punktini, kust enam tagasiteed pole. Pühapäeval 15. jaanuaril 1961 ilm halvenes. Hommikuks ulatus tuulekiirus üle 60 sõlme ja lained tõusid 9 meetrini. Torn hakkas väänlema ja kõikuma uuel ja murettekitaval moel. Kell 16 helistas kapten Pellin kaldale ja teatas, et tema arvates oli veel üks tugi purunenud. Ta hoiatas, et kui tuul suunda muudab, võib kogu konstruktsioon kokku variseda. Mõni minut hiljem märkas üks töövõtja ühe tugijala aluses poole meetri pikkust pragu. Nad lootsid vastu pidada, kuni helikopterid järgmisel hommikul saabuvad. Aga torm muutus ainult hullemaks. Õhtuks olid lained üle 11 meetri kõrged ja tuulekiirus ületas 85 sõlm. Kapten Pillen tegi oma naisele viimase kõne, öeldes, et lennukikandja USS Wasp on teel. Kell 19.15 edastas töövõtja Henry Schutz raadios oma viimased sõnad. Minu järgmine kõne tuleb kas Waspilt või merelt. Need sõnad on kõhedust tekitavad. Mitte paanikas, vaid kindlad. Kui mees räägib nii, tähendab see, et ta on juba olukorda hinnanud ja leidnud, et võimalused pole tema kasuks. See pole hirm, vaid alistumine. Vaikne tunnistus, et inintahe ja inseneeritöö on jõudnud oma piirini. Tema sõnad pole niivõrd sõnum kui otsus, mis näitab meile, kuidas pardal olnud mehed mõistsid eesootava paratamatust juba ammu enne, kui ookean selle selgeks tegi. 5 minutit hiljem kadus Torni 4 radaritäpp kutri New Bedfordi ekraanilt. Kui meeskond vaatas silmapiiri poole, oli torn kadunud, Atlandi poolt neelatud. Kui torn 4 radarilt kadus, oli reageering kohene, kuid samad karmid tingimused, mis platvormi alla tõid, muutsid päästeoperatsiooni peaaegu võimatuks. Kutter New Bedford, mis oli juba kohapeal, andis raadios teada, et Texas 4 oli ümber läinud. Teised mereväeüksused kiirustasid piirkonda ja mõne tunni jooksul oli merel 5 laeva. Lennukikandja USS Wasp ning hävitajad FT Berry, Norris, Lloyd Thomas ja McCaffrey. Ilm tegi nende pingutused peaaegu mõttetuks. Tuulekiirus oli endiselt üle 80 sõlme, lained kasvasid ja nähtavus oli halb. Kopterite tegevus USS Wasp pardalt tuli edasi lükata. Kui tingimused veidi paranesid, otsis laev kohta, kus torn oli seisnud. Peaaegu midagi polnud pinnale jäänud. Meeskonnad leidsid purustatud väikese mootorpaadi, veepinnal hulpiva madratsi ja laiali paisatud rusud. Viipinnal oli paks diisli ja bensiinilaik, kuid platvormist endast polnud midagi lainete kohal näha. Alguses mõtlesid inimesed, kas keegi võis uppunud konstruktsiooni sees ellu jääda. Allvee laevnikud ja sukeldujad teadsid juhtumeid, kus õhutaskud olid inimesi vraki sees tundideks elus hoidnud. Hävitaja McCaffrey püüdis soonariga kinni nõrga metallist koputuse, mis viitas, et midagi või keegi võib veel elus olla. Mereväe sukeldujad Madala-vee meeskondadest läksid sisse hoolimata riskist, töötada kokku varisenud 7000 tonnise terasstruktuuri ümber.
Tegelikkus on see, et ilm mõjutab peamiselt veepinda ja mida sügavamale sukelduja laskub, seda vähem ta tormi tunneb. Nad leidsid vraki enamasti tervena, mis asus paralleelselt veepinnaga, sakiliste servadega vaid 6 meetri sügavusel veepiirist. Sellel sügavusel olid pinnatingimused liiga ohtlikud. Suured väändunud talad, ebastabiilsed rusud ja varingute oht muutsid igasuguse otsingu võimatuks. Hiljem toodi Waspi pardale tsiviilsukeldujad, et aidata, kuid ka nemad ei suutnud leida ohutut viisi vraki sisemuse uurimiseks. Lõpuks ei olnud ühtegi ellu jäänud. Järgmisel päeval, 16. jaanuaril, märkasid kopterid vraki lähedal veepinnal ulpivat surnukeha. Selle tõi välja McCaffrey ja tuvastati, et tegemist oli õhuväe vanem seersandiga. Veel üht surnukeha nähti, kuid see kaotati enne, kui see suudeti välja tuua. Hoolimata ulatuslikest otsingutest rohkem jäänuseid ei leitud. Texase 4. torni mehed paiseti peaaegu kindlasti ilma hoiatuseta merre, kui konstruktsioon järele andis. Külmades tingimustes ja 85 sõlme tuule käes poleks avamerel ellujäämine olnud võimalik rohkem kui mõne minuti jooksul. Sukeldujad jätkasid vraki uurimist ja leidsid, et kõik 3 vundamenti olid endiselt merepõhja kinnitunud. Nad nägid, et A ja C jalg olid mordunud vahetult oma aluse kohal. Samuti nägid nad, et B-jalg oli oma aluse lähedal paindunud, kuid polnud katki läinud. See näitas, et jalad purunesid oma kõige nõrgematest kohtadest, mis vastas aastate pikkusele kumulatiivsele kahjustusele ja jaanuari tormi tohutule jõule. Kõik 28 meest, kes viibisid 4. tornis, kuulutati ametlikult merel kadunuks. Mõne nädala jooksul hakkasid uurijad küsima, kas Texase 4. torn oli korralikult projekteeritud, ehitatud ja hooldatud. 3. mail 1961 pidas senati kaitsevalmidust uuriv allkomisjon Washingtonis avalikud kuulamised ning kutsus välja mereväe insenerid, õhujõudude ohvitserid, töövõtjad, sukeldujad ja projekteerijad. Tunnistajad näitasid, et torn 4 ei olnud nagu tornid 2 ja 3, sest selle jalad olid maasse kinnitatud vaid umbes 5,5 meetri sügavusele, samas kui teiste tornide puhul oli see 18 meetrit, mis jättis selle vähem stabiilseks. Dokumendid näitasid ehituskahjustusi, sealhulgas umbes 25 sentimeetriseid mõlke AB jalgades ja katkiseid tugesid juba enne, kui torn valmis sai. Veealuste tugede pugede puhul kasutati sageli tihtühendusi liiga suurte tolerantsidega, mis tormide järel lõdvenesid ning üks töövõtja oli tihtühenduste kasutamisele täielikult vastu. Pärast torme keskenduti remonditöödel pidevalt AB kaldapoolsele küljele, mis oli juba algusest peale kahjustatud. Inimesed olid 1960 aasta veepinnast kõrgemal asuva X-tugede osas eri meelt. Mõned väitsid, et see suurendas lainete tekitatud pingeid ja hoovajõudu tugijalgade alustele. Teised aga arvasid, et see taastas vajaliku jäikuse. Uurijad leidsid, et varing toimus seetõttu, et alumised kronsteinid ja tuged pragunesid pidevalt ning väga tormine meri tegi olukorra veelgi hullemaks. Mereväe kapten Elbas nõustus, öeldes, et lained painutasid konstruktsiooni rohkem, kui see oli ette nähtud taluma ning algsed standardid oleksid pidanud olema rangemad. Uurimine käsitles ka seda, miks meeskonnad jäid tornile isegi pärast korduvaid evakuatsioonikutseid. Kapten Gordon Pellinil oli õigus anda korraldus hädaolukorra evakuatsiooniks, kuid kui tormid saabusid, polnud inimesi enam võimalik ära viia. Tema taotlused meeskondade eemaldamiseks enne torme lükati tagasi. Õhujõudude juhid kartsid, et tühi torn tõmbab ligi lähedal asuvaid Nõukogude traalereid ning hoidsid radarimissiooni töös isegi siis, kui mandritevahelised ballistilised raketid olid selle väärtust juba vähendamas. Tundub, et ohutust kaaluti strateegia vastu ja strateegia jäi peale, mis on muster, mida olen selle kanali lugudes korduvalt näinud. Koosolekuruumides kulude, uhkuse või strateegia tõttu tehtud otsused võivad paberil aastakümneid püsida, kuid merel varisevad need hetkega kokku. Seekord oli hinnaks torn ise ja elud, mida see kaitses. 2 kuud pärast varingut esitasid prokurörid süüdistuse kolonel Banksile, õhutõrjesektori ajutisele ülemale Major Shepardile, 4604. õhutoetuseskadrilli ülemale ja Major Starkile staabiülemale. Süüdise hooletuse, tahtmatu tapmise ja artikli 92 ehk kohustuste rikkumise eest.
Prokurörid väitsid, et ohvitserid eirasid hoiatusi ega evakueerinud meeskonda, samas kui kaitse väitis, et ükski inseneeri aruanne ei kuulutanud torni ohtlikuks ja et tormi ajal evakueerimine polnud praktiline. Pärast mitut kuud mõisteti kõik 3 ohvitseri õigeks. Pärast varingut nihkus tähelepanu endiselt kasutusel olevatele tornidele 2 ja 3. Merevägi kiirustas ülevaatustega, kasutades algseid projekteerimisfirmasid hoolimata vaidlustest ning uuringud ei leidnud ühtegi kohest konstruktsiooniriket. Õhuvägi lisas uued hädaolukorra päästekapslid, mis mahutasid 7 meest koos 15 päeva varudega, kuid neid ei testitud kunagi reaalses olukorras. Isegi sellega oli inimeste usaldus programmi vastu kadunud. 1962. Aastaks muutsid kaugmaa radaritega patrull-lennukid statsionaarsed tornid vananenuks ning 1962 aasta oktoobris toimunud Kuuba raketikriis näitas, et peamiseks ohuks olid kaugmaaraketid, mitte pommitajad. 1963 aastal andis USA õhujõud käsu Texase tornid sulgeda. Torn 2 võeti kasutusest maha 1963 aasta jaanuaris. Selle jalad lasti õhku ja platvorm vajus, selle asemel, et plaanipäraselt pinnale jääda. Torn 3 võeti kasutusest maha 1963 aasta märtsis täiendavate ettevaatusabinõudega. Ja 1964 aastal lõikasid meeskonnad selle jalad ära ning ujutati platvorm kaldale lahtivõtmiseks. 1964. Aasta augustiks oli Texase torni programm ametlikult lõppenud.